Irina jälle siin, endiselt kanal Lohe loeb. Ja täna räägime 2020. aasta lemmikraamatutest. Selles videos otsustasin teha jagamise niimoodi, et vaatan läbi iga kuu ja valin ühe raamatu. Seda on tänu Goodreadsile võrdlemisi lihtne teha ja eks te näete, kuidas see asi välja kujuneb. Ma ise ka veel täpselt ei tea, kuidas see läheb, aga loodame, et see läheb hästi. Alustame siis jaanuarist. Jaanuaris ma lugesin kokku 3 raamatut. Nendest kõige rohkem tärne sai, ehk siis minu lemmikotsustus. Ma pean siinkohal vabandama, ma olen äärmiselt kehva mäluga lugeja. Ehk siis mulle jääb meelde emotsioon, mulle jääb meelde tunne, mida raamat minust tekitas. Aga kui küsida täpselt, milline osa raamatust või mis lugu või tegelased või midagi sellist, kui ma olen lugenud seda umbes aasta tagasi, siis ma enamasti ei mäleta. Kui see just ei ole mingi hull lemmiksari või midagi, mida ma suudan meeles pidada kuidagi moodi. Järgmisel aastal ma plaanin olla tubli, ma plaanin teha lugemispäeviku endale ja sinna siis kirja panna kõik olulisemad tegelased ja võib-olla paar meelde jäävad kohta raamatust, et oma elu aasta lõpus lihtsamaks teha. Aga igatahes, nüüd siis, nagu öeldud, 3 raamatut loetud jaanuaris 2020. Nendest kõige rohkem meeldis mulle Narina Jabgarjani Taevast kukkus 3 õuna. See oli selline mitte väga paks raamat, ilmunud tänapäeva sarja Punase raamatussarjas. Ja see lugu mulle tõesti meeldis. See tekitas mulle sellise kuidagi sooja, aga samas ka melanhoolse ja veidi kurva tunde, sest et seal raamatus räägitakse ikkagi sellisest hääbuvast kogukonnast, aga see oli kuidagi maagiline ja mõnus ja Goodreadsis ma mainisin, et kindlasti plaanin seda raamatut uuesti lugeda ja ma ei ole oma meelt muutnud. Väga hea raamat, soovitan. See oli siis jaanuarikuu lemmik. Ja läheme edasi veebruari juurde. Veebruaris ma lugesin kokku, päris palju, 7 raamatut lugesin veebruaris kokku. Ja nendest kõige lemmikumaks osutus Lloyd Alexandri 3 raamat, vähemalt Goodreadsi andmetel. Samas mulle väga meeldis ka peaaegu täielik halvimate õudusunenägude nimekiri ja ka Alice Oseman'i Radio Silence. Aga Lloyd Alexandri 3 raamat, see oli suht nostalgiline lugemine minu jaoks. Ma olen seda sarja kunagi lugenud ja mõned asjad mulle natukene häirivad. Näiteks see, et see raamat on selgelt kirjutatud poistele ja põhimõtteliselt ainukene naistegelane, kes seal raamatus on, saab natukene liiga palju kriitikat ja teda on kujutatud natukene liiga sellise käsutava ja mossitava ja tüdrukkuna. Aga jah. Selle kohta ma rohkem paraku midagi ei oska öelda. Ma tean, et ma tahan seda sarja vist see aasta edasi lugeda. Oli algne plaan teha see 2020 ära, aga nagu teate, minu lugemisaasta läks üsna suurte lainetena see aasta. Ja ega see aasta kellelegi ei olnud väga kirge. Aga läheme märtsikuu juurde. Märtsikuus mul oli vist üks minu parimaid lugemisi sel aastal. Ma lugesin ära 9 raamatut, 10 raamatut kokku lausa. Ja lemmikuks märtsikuust on kindlasti Edward Rutherfordi London. Sellest ma sain enda ühes varasemas kevade videos juba palju ja pikalt rääkida. Ma armastan ajaloolisi romaane, kus tegevus toimub võrdlemisi pika aja jooksul. Londonis tegevus toimub väga pika aja jooksul. Seal on erinevad tegelased, erinevad sugupuud, erinevad ajaloolised sündmused, mis toimuvad, mida siis kas mõjutavad või on nendest mõjutatud need tegelased. Mina leidsin omale konkreetse pereliini, kellele ma kogu aeg kaasa elasin ja tahtsin, et neil hästi läheks. Et väga hea raamat. Samamoodi selle autori New York oli väga hea raamat.
Nii et märtsikuus, kuigi ma lugesin palju ja seal on ka teisi häid asju, siis otseselt võistlejat Rutherfordi Londonile märtsis ei ole. Ja nüüd me jõuame aprilli juurde ja aprill oli minu jaoks võrdlemisi kehv kuu. Võin kohe öelda, ma lugesin aprillis ühe ainsa raamatu ja selle ma ka lõpetasin ära aprilli alguses. See oli Denise Renissoni Angus Thongs and Full Frontal Snogging, on Georgie Nicholsi sarja esimene raamat, eesti keeles on see ka olemas, kaanepilt tuleb ekraanile. Ja mul on natuke kahju, et seda eesti keeles nii vähe ilmus, sest tegelikult see tundub olevat päris naljakas ja põnev sari. Mul on Dianalt laenatud teine osa, mida ma peaksin lugema. Plaanisin suvel lugeda, see raamat on liiga kaua minu käes olnud. Aga igatahes see oli siis ainukene ja päris hea raamat, mida ma lugesin aprillis. Mais läks mul natukene paremini, siis ma lugesin 3 raamatut ja maikuu lemmikuks on Rainbow Rowelli Carry On. See on siis väga, mitte väga õrnald, aga natukene nagu seotud Rowelli Fangirli raamatuga ja 2 peategelast siis Baz ja Simon, nad on väga armsad ja nunnud ja see nii-öelda väljavalitu troop, mida seal korralikult ära kasutatakse ja kritiseeritakse ja mille üle nalja tehakse, see oli päris tore lugemine. Muidugi sel aastal oli plaanis lugeda ära ka Wayward Son, aga selleni ma ei jõudnud. Loodetavasti siis järgmine aasta ja siis peaks ilmuma ka Anyway the Wind Blows ehk siis selle sarja 3. raamat. Nii et vaatame, kuidas neil läheb. Aga jah, Carry On oli siis minu maikuu lemmik. Edasi liigume juunikuusse. Juunikuus ma olin veidi tublim, mitte väga palju, lugesin ka 3 raamatut ja juunikuu lemmikuks on Shannon Messengeri Keeper of the Lost Cities. See on siis Keeper of the Lost Cities sarja esimene raamat. Seda olen ma väga palju näinud välismaa BookTube'is mainituna. Tundub, et paljudele ta meeldib ja esimese raamatu põhjal võib öelda, et mulle ka meeldib. Ma arvan, et mul oleks võib-olla ta natuke rohkem meeldinud, kui ma oleksin lugenud teda umbes selles vanuses, kui ma lugesin Harry Potterit esimest korda. Aga muidu väga põnev ja huvitav võlukunsti ja muud fantastilist täis raamat. Nii, edasi me liigume juulisse. Juulis ma lugesin kokku, taaskord oli vist natukene kehvam kuu, ma lugesin ühe raamatu läbi, aga see raamat mulle väga meeldis. See oli Emily St. John Mandelli The Glass Hotel. Mulle väga meeldis tema Jaam 11, mida ma lugesin üsna mitu aastat tagasi ja nüüd tuli tal siis uus raamat. See tegevus toimub mitmes erinevas ajas, mitte väga suure vahega, aga ikkagi seal 2008, 2005 ja siis hiljem räägib siis loo ühest naisest, kes saavutab kokkuleppe ühe rikka hotelli omanikuga ja mis see kokkulepe oli ja mis seal toimus, sellest peaksite siis ise lugema. Sest nagu öeldud, ma väga ei mäleta enam tegevustega tegelasi ja ma mäletan rohkem seda tunnet, mis see raamat mul tekitas. Ma arvan, et rohkem selliste meeldimise ja headuse tunnet tekitas mulle Jaam 11, siis kui ma seda lugesin, aga see kirjaniku stiil ja see tunne, mida see kirjutamine ikka tekitab, küll vähemal määral oli olemas ka Glass Hotellis. Siis augustis ma lugesin 12 raamatut. August oli minu jaoks kõige parem kuu sel aastal, kui üldse lugeda. Sinna sattus muidugi palju selliseid, mida ma lugesin väga kiiresti. Ja lemmikuteks ma ei saa mööda minna. Minu selle aasta uuest, ütleme inglise keeles Obsessionist Haikyuu. Ma lugesin augustikuus ära esimese ja teise volli Haikyuu mangat. Tellisin endale kohe otsa ka järgmised vollid ja siiamaani tellin neid juurde.
Minu jaoks nii anime kui ka manga. Tavaliselt ma eelistan kas ainult animet, ainult mangat väga harva. Aga selle puhul nii anime kui ka manga on minu jaoks äärmiselt mõnusad ja sellised feel good asjad. Animet ma olen mitu korda üle vaadanud, mangat ma arvatavasti loen veel mitu ja mitu korda üle. Selles suhtes, et millest nad räägivad Karasõna keskkooli võrkpalli meeskonnast ja nende püüdlusest jõuda tippu, mis ei ole sugugi kerged ja see tee on konarlik, täis takistusi, nad leiavad endale hulgaliselt sõpru ja peaaegu sõpru, et mulle kuidagi see väga meeldis. Haruichi Furudate töö plusspooleks on ka see, et ta on suutnud luua sellise loo, kus ka kõrvaltegelastel on sügavus ja on mingisugune taustalugu. Et ta ei keskendu nii tugevalt peategelastele, et tunnustab ära, et tal on ka teisi tegelasi selles loos. Aga jah, see oli siis augusti lugemine, tegelikult augustis oli päris palju häid raamatuid. Näiteks korraks honorable mention tuleb ka Maja Lunde Lumeõele. Ma tahtsin seda lugeda eelmise aasta detsembris, aga juhtus nagu tavaliselt ikka ja kõik minu plaanid läksid vett vedama ja ma suutsin seda raamatut lugema hakata alles augustis. Nüüd on see mul endal olemas ja mulle ta väga meeldib. Siit vist nurgast natukene on näha teda ka, ta on seal kaktuse taga. Aga lähme septembri juurde. Septembris ma lugesin 2 raamatut ja rohkem arvatavasti meeldis nende seast Anna Fifieldi Suur järeltulija, Hiilgava seltsimehe Kim Jong-uni Taevalikult täiuslik saatus. Mulle enamasti meeldivad Põhja-Koreast rääkivad raamatud, ma olen neid päris palju lugenud, siiamaani minu üks suuri lemmikuid on Kadestada pole midagi, autor mul ei tule meelde, pilt tuleb ekraanile igal juhul, sealt näete. Aga jah, Põhja-Koreast rääkivad raamatud on minu jaoks alati huvitavad ja neid ma loen võrdlemisi palju, mul on võib-olla mõni üksik eesti keeles ilmunud Põhja-Koread käsitlev raamat, mis on veel lugemata. Aga Kim Jong-uni kohta oli päris huvitav lugeda. Tema kohta ei ole veel nii palju ilmunud, sest varasemate kohta nii Kim Il-sungi kui ka issand, kes see teine oli? No vahepealne. 3 neid on. Mul oli meeles küll, aga praegu kohe ei tule. Igatahes, jah, see raamat oli okei, ta ei saanud minult küll täispall, aga 4 punkti teenis ära küll Goodreadsis. Siis edasi, oktoobris. Oktoober oli minu jaoks selline huvitav lugemiskuu. Ma plaanisin oktoobris lugeda õudust, mida ma tavaliselt ei tee, sest et õudus ei ole päris minu žanr. Aga siis ma lugesin siiski 4 raamatut lugesin, tegelikult isegi 5, aga lihtsalt Goodreadsi ma märkisin 1 raamatu ära natukene liiga hilja, sest ma olen natukene laisk see aasta olnud oma Goodreadsi lugemise lõpetamisega. Et mul jääb alati kusagile järgmisesse kuusse see hinnangu andmine Goodreadsis. Aga igatahes nendest raamatust, mis ma lugesin oktoobris, mulle väga meeldis Catherine Ardeni Small Spaces ja Dead Voices. On sellisele middle grade ehk siis noorematele suunatud õudus. See kohati oli päris jube, aga muidu oli väga tore raamat sõprusest ja esimese puhul siis hernehirmutistest. Et hernehirmutisi ma ei taha mõnda aega nüüd näha. Siis novembris ma lugesin, tegelikult novembrisse jäid ka sellised asjad nagu Mexican Gothic ja Scary Stories to Tell in the Dark, mis läksid põhimõtteliselt lugemisele oktoobris, aga ma lihtsalt olin laisk. Aga novembris ma arvan, et tahaks ära mainida The Way of the House Husband,
Koske Ono manga, mille põhjal siis Netflix plaani panimet teha ja Jaapanis vist juba valmis ka live action telesari. Et sellisest endisest Yakuza bossist, kes siis võtab naise ja hakkab koduperemeheks. Ja sellega kaasneb igasugu hunnik, igasugu arusaamatusi oma endiste kolleegide ja tuttavatega. Et see oli siis novembris ja detsembris ma lugesin kokku hetkeseisuga 3 raamatut, aga tegelikult 2, sest et Addie LaRue ma lõpetasin, no tegelikult detsembri alguses. Detsembri lemmikuks osutus The Invisible Life of Addie LaRue, autoriks V. Schwab. Ma hakkasin seda küll lugema juba oktoobris, aga siis oli sellega seotud üks väikene segadus, millesse oli segatud ka Diana. Tervitused talle. Igatahes siis lõpuks ma jõudsin selle lugemiseni alles detsembris. Lugemise lõpetamiseni alles detsembris. Aga sellele vaatamata see on väga-väga hea raamat. Mulle see väga meeldis. See oli selline ajalooline romaan ja sinna hulka segatud selline hea topsitäis maagiat, fantaasiat ja kõike sellist. Et peategelane on siis, nagu pealkiri ütleb, Addie LaRue, kes 18. sajandi alguses sõlmib saatanaga või saatanalaadse tegelasega lepingu. Selle lepinguga saab Addie endale igavese elu aga asja konks on selles, et mitte kellelgi ei püsi Addie meeles nagu üldse. Nii kui ta pildilt kaob, on ka mälestus temast läinud ja seda hetkeni, kuni ta pea 300 aastat pärast lepingu sõlmimist kohtab New Yorgis raamatupoes Henryt, kes teda mäletab. Et minu jaoks oli see äärmiselt ilus ja melanhoolne ja mõtlemapanev lugu. Tekst ja keelekasutus oli lihtsalt vaimustav. Mulle V. Schwabi looming väga meeldib, ma olen seda palju lugenud, aga ma ei mäleta, et mul oleks üks raamat niivõrd üks tema kirjutatud raamat niivõrd sügavat muljelt jätnud, kui Addie LaRue seda tegi. Et aasta lõppu lugemiselamused olid väärt, et neid ootama pidin, eriti siis Addie LaRue puhul, sest et ta ilmus ju alles oktoobris. Aga jah, need on siis minu selleaastased meeldimised. Ja ega ma rohkem midagi öelda ei oska. Ma vist ei ole veel soovinud kauneid pühi, aga ilusat pühadeaega. Jõulud vähemalt tulid valged. Ja näeme siis järgmises videos. Aitäh!